Teemal isegi kardetakse neid kõnesid juba, selles mõttes, et see on ülimalt naeruväärne ja täiesti mitte aktsepteeritav, kui sa neid kõnesid kardad. Aga see selleks ja me siiski jätkame. Ja me kolisin Tallinnasse, sest mu ema ei taha mind enda juurde. Tähendab, selge mõistab, ma ei tohi seal elada, et see on nende kodu. Siis ma elan Tallinnas kuskil mujal ja ei lähe sinna. Ning kui siis hakkab hädaldamine pihta. Ma pole midagi öelnud. Delikaatselt tuleb vait olla sellise olukorras. Samas kui keegi teine vaid, siis tema on süüdi jälle. Ja noh, igast olukorrast tuleb võtta maksimum, selles me oleme kõik nõus. Me oleme mõlemad nõus. Ja nüüd me lihtsalt paikneme Tallinnas, lähtuvalt Tallinnast. Meie tegu ei ole sõjaväebaasiga, aga tegu on koduka. Meie kodu on Tallinnas. Ja muu Eesti seisutus ei puudu asjasse kuigivõrd. Nagu meile ka väga selgelt antakse mõista. Ehk siis Tallinnas elan ja vaatame, mis annab teha. Miks halvustada, rüünata, negatiivselt süüdistada? Vaatame, mis annab teha Tallinnas. See ei pea hulluks minema seepärast. Meil on hea meeldiv kodu. Meil on kogudus, kus me käime. Ja palju rohkem ei ikka vaja. Ei midagi juurde ei ole vaja. Mitte midagi rohkem ei ole vaja. Need ärikatele, kus teil mingi reklaami pakkuma, meeleavaldus, tulge käik. Ma ütlesin kohe, et ei, mitte mingi juhul, ei. Ja see äri, see kõik on üks suur äri neil lihtsalt, ma tean neid. No nüüd 90-ndate rahvarindest tahaksid äri teha tahetakse, ma ei usu seda. Ja need on vahetajalised need inimesed, kes seda üritavad teha. Kui sa tõesti usud sellesse, astu Keskerakonda palun. Nagu mina astusin Keskerakonna noortesse. See võõrsus päris rahvarindest. Mitte ära teeskle mingit huvitavat kuju, kes meeleavaldust, et see on mingi lahendus või võtti sinu meelest. Ei ole. Kindlasti mitte. Ela oma elu, käi koguduses, tee tööd, mis sulle meeldib. Kõik on õnnelikud. Ära häiri palun ühiskondlikku koort ära. Seda mul tõesti on sulle öelda sinu vastu ja sinu kahjuks. Ja kui sinuga on seotud veel mitu marakratti, siis ma kutsun politsei, ma ei hakka ise tegelema selle asjaga.
ei puutu enam inimesi rohkem, okei. Reklaami. rahulikult elame kodus ja tohutu kiirus võib osadele riskialtidele noormeestele küll olla peibutavad. Aga siiski mitte, mõtle natuke. See meeletu tempo, mida justkui oleks vaja, et teie niinimetatud üle selle lahendada. See tegelikult toob rohkem kahju kui kasu juba. Et kunagi elas üks meister, kes suutis hästi ruutu teha hästi palju. Aga me ei ole nii võimekad ja ei soovi ka seda olla. Vähem aeglasemalt rahulikumalt. Vähem ja vali õige tasand. Kogudus, meditatsioon, pühendu Jumalale, Bhagavad Gita, taimetoit, mantrad. Vali õige tasand. Sest muidu see ei jõua mitte kuhugi, ei jõua seda. Ja sa võid kaarta nii palju, kui tahad neid kõnesid. See samuti ei vii mitte kuhugi. Kui sa isegi inimese kõnet kardad, pealegi inimese, keda sa tunned. Suurem tarkpüksi sinust pole maa peal. Me ei saa niimoodi kiirustades. Kiirustades me ei saa jätkata. Kus sul on kiire? Mitte kuhugi. Sul ei ole kiire nii palju. Ära kujuta endale ette, et teil on kiire. Ära valeta mulle kogu aeg.